4. korda. Ja üldse nagu, kuidas meil täna läinud on tegelikult ainult tõusvas joones. Ja kui võidusõitjal läheb terve päev ainult tõusvas joones, siis on ju kõik kuradi tipp-topp. Sa oled õhtuks kohal. Jah, siis ma olen õhtuks seal, kus tahtsin olla. Eks ta nii on. Aga praegu on viimane sõit ees, nii et tegelikult ei ole ilus õisata ennem õhtut. Lihtsalt see juht on eriti roostes. Või tegelikult pole ju kunagi sõitnud selle autoga, et vahetad ise käike niimoodi ja neid 4 korda. See on nagu eriti kuradi tüütu küll, aga mis teha. Õpime. Leppisime Tõnisega kokku, et ma vahetan käigud õigel ajal. Davai. Davai, teeb ära. Rämedalt paugutas ja pläristas kuradi alguses ja siis kadus jälle ära ja... Enne eelmine sõit polnud midagi. Ei, oli küll, aga see oli vähem. Ma ei saa aru, millest see probleem tuleb. Miks ta teeb seda esimese käiguga ainult? Siin ongi ju, näed, siin läheb ilusti slip kaob ära. Siin kaob slip ära, täpselt käigu juures. Aga kõidi, kui seda vaatad, no näed ju. Mis sa sellest? See on nii mõteta number, mida sa vaatad. Ja mis on mõteta number? Ei, seda, et mõttes muidugi sa vaatad, kui käik ülesse läheb, aga mööre ei tõuse ju kaasa. Ei tõusegi kaasa, aga see, aga kui sidur, see näitab ju slippi, näitab ikkagi 2 prossa ainult. Näidult räägivad, et meil ei ole enam turborõhku rohkem kui võiks olla. Tähendab seda, et kui me tõstame omast arust võimsust, tahame turborõhuga võimsust tõsta, siis kuuma poole vastusurve läheb nii palju suureks, et turbo ei tooda enam midagi. Tähendab seda, et meie piir on käes, lihtsalt me peame selle madalama turborõhuga tegema nüüd auto kiiremaks. Ilmselt siin 6-5-st väga kiiremaks ei tee. Aga praegu meil hetkel üks teine probleem, mingi probleem on see, et kas sidur libiseb või käiguasti sees midagi libiseb. Miks me ei sõitnud kiiresti? Saaks selle vähemalt korda, siis saab edasi mõelda. Homme on üks aja sõit, et selle käigus saab midagi testida vähemalt. No, hammasrata. Need spraagi kuradi, need ju. Spraagi splindid või, Need tükki hakkab rohkem tulema ja ei ole veel tulnud veel. 3 tükki on leitud, näe. 3 tükki on siin. Müllari maksab mulle vähe raha tagasi. See on see ju esimene spraag. Ongi jah? Ei no selles mõttes. See teeb seda... Kusjuures kõige naljakam on, et ei pruugigi häält teha, aga ta hakkab poorima kuskilt kindlasti. Siin on see välja tulnud, see on siin põhja käinud. Ringi teinud. Okei, see oli see, mis tegi mulle häält ja kolises ja vibreeris ja möllas. Siin pole näed nõelagi. Aga siin on siukene... Puks on vahel. Ei, see on näed, see on siukene laager. Nõellaager peab olema. Nõellaager peaks ju separaator on siit, need on separaatori tükid. Aga see on pressitud vist. Saad aru, see tegi vibra, ma olen seal nõus. See tegi seda, saab vaha häält, mis ma ütlesin sulle. Aga mis libises? Ja siin pole laagrit olla. Alumises olid need, jah? Okei, need on laagreid tükid, jah. Ja siin on separaator on põhimõtteliselt metsa pannud. Aga rullid on alles ja separaator on, need on separaatori tükid. Läinud lahku. Kellele seda kuradi laagrit üldse vaja on? Jah, tänase päeva tarkused ära, et kui motosportlase päev läheb kogu aeg mäest üles, siis võib juhtuda, et ennem seda mäkke jõudmist väsib ära. Nii oligi. Või väsib ära, kui ta üles jõuab, aga me ei jõudnud.
meil on siin kuradi biotäis tükke ja õnneks me oleme Euroopa meistrivõistlustel ja see käigukast on tegelikult väga-väga populaarne, et ma arvan, mingi osa ikka leiame kuskilt. Lihtsalt võib juhtuda, et me peame õhtul ära ootama ennem kui esimesed õlled on sees kõigile, et siis nad hakkavad end välja tooma, muidu ja hinnad lähevad odavaks ja siis saab juba õlle eest ja kõik juhtuda. Kui praegu lähed, vaata, kõik on kuradi vormis, siis võib juhtuda nii, et kuradi 2 varianti, et kas ei anta või maksab nii palju, et see on kettematerjal, see ei ole alumiinium, see on kettematerjal. Kui sa paned käigu otse, siis ta peab sul töötama nagu vahet ei ole. Aga see oli praegu siduri libis. Ega nad ei hakka kinni, kui sul niimoodi on, et kuradi ju... No see on 10 õhem ja okei. 10 näita mulle neid kette, et ma vaatan üle. See, kes oli siin või? Vaat selles ongi see teema, et ei olnud. Ma küsin, palju maksab? Ma ei uski isegi nendest midagi küsida, aga no mõtleme midagi välja. Aga see, ega sa pro-moodi ei sõida, mõtlen ei sõida. No siis on okei. Muidu ma pean tagasi küsima. Tead, kes see on või? See on üks kiiremaid, vaata, punane villis. 51 on see, Fast 51. Jah, on küll. No see on teistsugune, näed see on... Ei, ta ütles, et see on okei. Ei, seda küll, aga see ei ole metall või sellest plekist. Jah, tükk, korralik solid tükk, jah. Jumala, kihvt on. Estonian guy, come here. Näitas oma lao, võitis mu sahtla. Ja kuradi, kõik on olemas. Kõik, ütles, et midagi veel vaja on, tule läbi. Täna on reede, 25. peaks olema vist või august. Ja täna sõidame pro-klasside vahele ainult ühe ringi, sest et meie ajasõidud olid siis põhiliselt ikkagi eile, aga see üks sõit tuleb teha nagu väga-väga korralik, sest nagu te nägite, siis me tegime selle käigukasti hoolduse ära, sidu reguleerisime ära ja nüüd plaanime tekitada selle mootorile alla otsa rohkem väänet, nii nagu meil oli varem. Ja tõstame nukkvõlli ajastust veidi ringi, et saaks nagu selle stardi jälle teravaks, nagu oli ennem. Et praegu me oleme hädas, et ta ei ärka absoluutselt alt nahta. No see on jälle üks väike mõte, aga ma arvan, et töötab. Keerata nüüd et suudad märgid paika. Ma ei tea. Töökojas mul õnnestus. Ma hakkasin keerama, siis 2 korda keerasin ringi. Sul oli käes paigada. Sul võib olla ka 20 korda. Nojah. Kui sul siin tagant ära tuleb, vaata siis märki küll klapi ikka. Kuidas ma saaksin hoida äkki? Täpselt samas asendis. Rahunenud. Paneme nüüd auto ka käima, et nukad on ära keeratud. Kõik on üle kontrollitud. Ilmselt me saamegi kell 12 peale, nii et ega meil siin aja või kella järgi on viimane aeg panna ta käima, lasta soojaks vaadata, kas lekkeid pole, kõik on nagu korras ja siis jääme ootama, kuni saab line-upida lõpuks. Ja siis saame teada, kas meie teadmised on midagi väärt. Täna ei pidanud ju midagi tulema. Tuleb mingisugune väike tibasid kuskilt ees. Aga see läheb üle, see on mingi pisikene pilv, rikub lihtsalt jälle mingi pool tundi lükkab edasi seda möllu.
olegi olnud tegelikult nende aastate jooksul niimoodi, et burnout'i ära ja siis tuleb vihmahoiatus. Karol Taavile helistada. Aga kuradi katet tahaks auto peale panna. Kurat, ma algul vaatasin, et näitab mulle niimoodi, ma mõtlesin täiesti pekkis, mis leke nüüd või kus see on. Kõik töötas jumala hästi. Jumala hästi. Tavaliselt lähen autosse, rahunen maha, pulss langeb alla ja ma teen oma sõidu ära, tünn, kõik korras on ja. Aga seda ma hakkan burnout'i tegema, seda teist korda peale vihma. Hakkan burnout'i tegema ja ta on... kõigepealt paitab piduri alla, et auto veereb ikka edasi. Kuhu ta veereb, et mul on ju pandud automaatselt line lock, et ta pidurdab esirattad kinni, ma jään seal lombis ilusti seisma ja siis vajutan launch'i alla ja vajutan launch'i, nupp on nagu kuradi tühina, mitte midagi. Mõtlesin hea küll, et kuradi teen siis ilma launch'ita selle burnout'i ära, et ei mõtelnud 2 sammu ette, mõtlesin 1 sammu ette, tegin siis siduri otsas selle burnout'i otsa ära ilusti ja ise kuradi kerib seda kuradi vererõhku niimoodi, et ma mõtlesin, et kuhu see kuradi ära mahub see kiivri sisse. Ja siis Karolil veel seal raadiosaatega töötab, mul ei tööta launch'i nupp ees. Siis mingi hetk, kui ma olin seal natuke aega karjunud, siis Karol ja Margus mõlemad tulid nagu sahkendama sinna, et otsima, mis probleem on, miks ma ei lähe, vaata. Ja siis lõi pähe, et mul oli 1 nupp veel vaja ülevalt sisse lükata, saad aru. 1 klahvikene oli jäänud lükkamata. See fail safe ei ole, noh. Ja siis nii kui selle lükkasin, panin, kõik töötab. Ja siis loomulikult ega see vererõhk ja see rahunemine ei tule ja siis ma tegin sõiduvea ka veel, et esimeselt teisele vahetasin ikka nagu sekund parem, kui oleks pidanud, et sinna läks nagu see rekord praegu, aga hea tunne oli sellepärast, et kõik töötas ja kõik see eilne vaev, mis me nägime, see kandis vilja, nii et homme kuradi teeme veel kõvema sõidu.